nüüd ju sügis ikka veel kestab, et on meil aias suured puhmad, ilusad koirohtu, et ta on ju dekoratiivne ja samas ka, kui perenaine on ta juba aeda toonud, siis ka ta nagu on seal asja pärast. Ja praegu on ta ilus higialjas, veel õied küll otsas. Eks suvel olete teda kindlasti korjanud ja varunud niisuguseks tarbeks, kui teil on ta istutatud, aga praegu veel sobiks ta kohe maani maha võtta, enne kui lumi tuleb ja ta ära rikub ja köita kimpu, panna kuivama. Ja muidugi, nagu te teate, ta puhastab hästi õhku, ta on koidele ebameeldiv ja ebamugav, teeb nende elu paiga niisuguseks, et ta kolib teil vähemalt naabrite juurde, kui mitte kaugemale. Ja kindlasti võib teda ka tualetti panna, vannituppa panna, et ta puhastab hästi õhku. Samas võite panna väikese oksa viina sisse, väikese likööri sisse. Ta on kõhurohi, võib väikest teed teha, võib vanni teha. Nahale väga hea, paneb vere liikuma ja kõhukrampide ja kõigi selliste kõhupuhituste, kui on nüüd gripiperioodid, ka seal võib tilkadena teda võtta või natuke teise tee sisse panna. Et sellest pundist, mis te praegu kuivama panete, mis see lõppjääk on, võib need lehed, väikesed hallid lehed ära roogitseda. Et see sobib veel väga hästi võtta, aga ülejäänud las jääb kimpu ja lihtsalt puhastab teie õhku ja enne kevadet võib ta siis maha võtta sealt soojast ja kuivast, et mitte hallitama lasta, et kuhugile. Aga toanurka, kööginurka, kas või voodijalud sisse öeldakse, et kaitseb lapsi, ka naisi väga hästi, et korjake ilusasti peenralt ära, ärge jätke külma talvehamba kätte teda, et kevadel siis ta hakkab ilusasti uuesti kasvama.